Kaunist laupäeva õhtupoolikut kõigile esiliiga jalgpallisõpradele. Oleme oma otsepildiga siin Sportland Arenal, kui kohe-kohe oleme alustamas esiliiga teise vooru kohtumisega, kui omavahel on vastamisi minemas koduvõistkond Tallinna FC Flora U21 ning neile on väravaid sätivad ennast valmis, aga tänase mängu peakohtunik Tanel Üprus avavile andnud ja lepiti 1-1 viiki. Ja ajalugu siin näitab, et viimased... Vaatame nüüd siit hoopiski Velko tahab seda ajalugu hakata siin ümber muutma ja see käis kähku! Erki Mõttus leiab parema nurga ülesse ja saadab selle palli võrku ning 10. minutiks läheb juba Velko seda kohtumist 1-0 juhtima. Ja Erki Mõttus on see mees, kes tänase silmavast vea tegi. Paltser vahetab äärt, aga seal on hästi sossi peaga vahele. Aga jätkuvalt Flora tulemas, pall värava ette, oi, kui ilus värav siit nüüd sündis, kui Karl Tristan Loorents 31. minutil viigi majja toob ja see on nüüd omamoodi tähistust ka ja mäng meil viigis on. Ja Kala korralikult seal teise palli endale sai, läks siin Sossi hoopis pool kääre proovima, Sossi veel, jätkuvalt Sossi ja lööb peale siit nüüd Kala, aga oi, kui hea pall Roosid nüüd Petmansonile ette tuleb. Tõniste on paremal olemas. Petmanson lööb peale ja Tatrik sekkub ja siit teeb sellise tõrje, et esialgu seda kinni ei püüa. Siit on veel võimalus. Laasner! Oi! Lati alla läheb see ja Kenlu Laasner viib Velko siit uuesti juhtima. Ja milline värav siit hetkel tuli, kui Petmanson ei soorituse Tatrik tõrjus. Korralik ports rohelisi. Mängumehi oli seal väraval, tuleb peale löök ka ja Agarma hetkel ja väravaid osati lüüa küll, kuid üks mäng jäi siis 0-0 seisuga. Flora! Oi, kui hea võimalus siit nüüd sellele üksikule pallile siin pihta mindi. Aga see selleks, Velkol nurgalöök siit tulemas ja oi! Värav ei loe. Roos saatis palli võrku, aga Üprus tuvastas siit käega mängu. Pöörab ennast Paltser ja Paltseril ruumi ka minna. Kala tema vastu. Tõniste esimest palli sealt ei võida. Korjus, aga lööb küljevõrku ja hetkel. Nemad ootavad Tatriku poolt tõrjet, aga saavadki Velkov bändid selle kätte, mida nad siin soovisid ja Erki Mõttus lööb peaga oma tänase teise ja Velko kolmanda ning Velkov bändide soovi tuleb kuulda ja Erki Mõttus seda tegi ning selle palli võrku saatis. Jätkuvalt saab pall lahti värava ees. Ja oi, millise värava me siit saime ja Tristan Saubõld lööb siit Velko neljanda ja uskumatu, mis siit Sportland Arenal hetkel toimub. Ja nüüd siin hetkel Flora tuubel magas täiesti maha ja mäng, sest et seal nii Unitedi tuubel kui ka Levadia tuubel siis alustasid oma hooaega võitudega. Nii et ja siit taheti ka Flora poolt selline iluvärav lüüa. Tore tuublite vastasseis esmaspäeval meid ees ootamas ja sellega teisele voorule joon alla tõmmatakse. Velko jaoks tegelikult ju sel nädalal teine mäng aset leidmas.
Mängiti ka karikavõistluste veerandfinaali, aga vaatame siit nüüd Laasner ja Mõttus ehitamas ja oi, millise koostöö saatel siit Rendo Roots lööb Velko 5. ja 78. minutiks. No nüüd võib küll öelda, et see mäng on tänaseks tehtud. Ja lööb ka Roots oma esimese värava Velko särgis. Et mängiti ju alles tegelikult karikavõistlustel veerandfinaali ja siit veel ehitatakse! Hetkel nüüd sinna My Fitnessi plakatisse, aga hetkel Velko jaoks kõik hästi. Maiki saab veel Laasnerit palli tagasi, saab hakata Mägi minema! Ja palju puudu jäänud, Laasner veel! Hakata Flora minema, Pelõh veel, aga Sossi sein jääb hetkel ette ja Velko fännid veidikene kergendatud hingata saavad, aga Korjus jätkuvalt seal pahandust tegemas ja oi, millise õhulennu hetkel teeb Agarma ja selle palli ära toob, aga jätkuvalt pole Velko palli tagasi saanud, Paltser võtab selle ühte ja teist meest ette, Paltser lööb ja nüüd Mõttus. Temale siis täna jääb hetkeseisuga 1 värav. Laasner veel ja tuleb Velko 6 ka ja Tristan Saupõld lööb oma tänase teise ja suurepärane vahetus peatreener Pääre Grupi poolt ning 90. minutiks Velko 6-1. Et hakata valmistuma Maarduks. Ja Tanel Üprus siit ühtegi lisaminutit ei andnud, lõpetas selle kohtumise ära ja see Saupõllu värav jäi ka tänase kohtumise viimaseks. Nii et